Tere! Tervitan sind Autokirurgia kliiniku töötoast ja täna me oleme sõna otseses mõttes otse masina ääres. Kaader on natukene selline nagu ta on, sest et see mootor just langes otse siit selle SQ7 alt välja ning me ei pea mootorit ega käigukasti eraldama, mootorit ei pea ka pukka panema ning sellepärast me ei lase seda mootorit ka siit aluse pealt mitte 1 millimeeter liikuma, siis seda lihtsam on meil teda üles tagasi panna. Aga miks on mootor siis auto all ja mis mootor see selline siis üldse õigupoolest on? Tema on meil siis SQ7 TDI, täpsemalt siis on see 4-liitrine 2-3 turboga superdiisel. Miks 2 või 3 on see, et meil on 2 turbot siin mootori peal, need on vanakooli mehaanilised rauas turbod ning üks istub veel seal logari nurgas vasakpoolse interkuuleri peal ja tema on meil siis elektriline kompressor tegelikult, turbo on ta kohta natukene ebakorrektne öelda. Ja need on kõik siin selleks, et anda sellele mürakale adekvaatne võimsus ning väga hea reaktsioon. Miks on see mootor siin praegu sellisel kujul? Tegelikult väga lihtne probleem. See probleem on selles, et meil on sisselase ummistunud ning teine probleem on selles, et see mootor on meil siis jällegi see tagurpidise hingamisega ehk siis sisselaske pool on mootori välimisel küljel ning ligipääs lihtsalt banaalselt puudub. Kuidas me jõudsime selleni, et see mootor üldse sisselaske puhastust vajab ning mis siis on nagu tarvis ette võtta ja mis saab nagu edasi? Tänaseks juba üsna levinud probleem SQ7-tel, see ei ole meil esimene kord, kui inimene sarnase küsimusega pöördub ning see on liiga tihti ummistuv tahmafilter ning see on ebakindel, ebaühtlane käivitus just jaheda mootoriga. Suvel on seda suhteliselt vähe näha, seda probleemi, aga talvel on see täiesti häiriv ja tülikas, et olen reaalselt ise saanud kogeda ja no tõesti puterdab, tahab vahele jätta ja ei ole mootori töökindel ning sõltub sellest, kui külm on, võib sellest lunkemisest üle saada kusagil 15 sekundiga, võib võtta terve minuti. Ning tüüpiliselt selle probleemi taha jäävad igasugused siis õhuteekonna probleemid, et kas ei saa mootor piisavas koguses õhku, kas EGR-süsteemist ei käi piisavalt läbi ning juhtblokk hakkab kompenseerima ja tulemuseks kompenseerib üle. Ausalt öeldes päris täpselt ei teagi. Igatahes, mis on tarvis teha, on kogu õhutorustik ära puhastada, kõik EGR-süsteem, õhujaotustorustik, siis sisselaske kollektorid ning otse loomulikult ka siis plokikaanes õhukanalid. Mis kusjuures ei ole ropp mustad, auto on kõigest 130 000 sõitnud, või oli 140, igatahes mitte mingit erilist läbisõitu. Ning pordid kaanes on üsna viisakad ning kuidagi viisi on sakslastel õnnestunud, ma ei tea, kas kogemata või meelegi disainida see õhutorustik selliselt, et kõige suurem ummistus jääb ikkagi sinna jaotustorudesse ja kollektorisse, mitte nii väga enam plokikaande. Kas siis selle torustiku kuju on selline, et see nõgi kleepub sinna palju lihtsamini külge kui mujale? Jään vastuse võlgu, igatahes see on lihtsalt see, mida ma siit praegu selle auto juurest näha saan. Mõne sõnaga ka sellest mootorist. Ilmselt ei ole nagu saladus, et võimsad diiselmootorid omavad minu südames väga erilist kohta ja see on kahtlemata üks nendest mootoritest, mis minu arvates tuleb kirjutada valgele paberile suure algustähega. See on tõesti midagi erilist ja väga põnev on nagu vaadata, kui huvitavalt on see mootor tööle pandud. See topeltturbo lahendus ei ole samasugune, nii nagu näiteks oli ta 3.0 V6-l, kus siis olid meil turbod sisuliselt järjestikku, et kõigepealt pisike poiss tõmbas peo käima ning kui sellel juba oli jaks otsas, siis suur võttis üle. Siin on mõnes mõttes sarnane, aga kaugeltki mitte selline lahendus. Siin hoitakse mõlemad turbod töös
ning mängitakse hoopis tükis väljalaske nukkvõllidega, mis on meil siis üsna ebaklassikaliselt, kuigi tegelikult tänaseks juba üsna tavaliselt mootori sisemisel küljel ning mängitakse siis klappide avamisega. Vastavalt siis kas turbosse puhutakse gaasid sisse läbi mõlema väljalaskeklapi või läbi ühe. Sellega saavutatakse siis erinev gaasikiirus torustikus, sest et kui meil on gaasi hulk silindris on üks konkreetne ja kui mootor on madalal koormusel, seda gaasi just väga palju ei ole. Ning kui seda gaasi nüüd liigutada läbi suure kanali ja siis lasta teda suure tiiviku peale, siis ilmselgelt turboreaktsioon sellele on pehmelt öeldes laisk. Siin siis kasutatakse muutuva suurusega siis gaasikanalit ning tänu sellele saadakse heitegaasidele väga viisakas kiirus, mis lööb need turbod väga ilusti käima ning selle tegelikult ka suhteliselt väikese turboviivituse kompenseerimiseks on olemas meil siis veel elektriline ülelaadur. Istub siin ta meil siis vasakpoolses nurgas vahejahuti kohal ning see vajadusel suudab siis veel lausa 0 sekundites sisse puhuda tervelt ühe baarise ülelaadimisrõhu ning see muidu pealtnäha laisk 4-liitrine V8 tegelikult liigutab ennast väga-väga reipalt ning auto, millel on suurust ja kaalu sama palju kui keskmisel puukuuril, on tegelikult väga reipa ja nobeda olemisega. Et see ongi väga kihvt on selle autoga sõita just selles mõttes, et seda suurust ja seda kaalu absoluutselt ei taju. Selle suuruse taju eest ja ka selle ülihea gaasireaktsiooni eest hoolitseb siin veel muidugi väga udupeen süsteem. See nimelt on 48 voldi elektrisüsteem. See auto ei ole meil siis ainult 12 voldi peal, siin on ka 48 mängus ja see 48 ongi siis meil elektrilistele stabilisaatoritele ja siis elektrilisele siis ülelaadurile. Kuna need on nii võimsa amperaažiga seadmed, siis 12 voldi juures saaks need tööle panna küll, aga amperid läheks sinna 1000 juurde ja see lihtsalt ei oleks reaalne. Seal oleks vaja mingid 2 põidla jämmuseid kaableid läbi terve auto vedada ja see läheks teistpidi jandiks. Sellest otsustati loobuda. Ja mis teeb selle mootori veel omamoodi sükseks põnevaks ja eriliseks on see, et see võimsusnäitaja 320 kilovatti on tegelikult üsna kasin, arvestades tegeliku potentsiaali ja see, mida nende mootoritega saab teha vaid väikese tarkvara upgrade'iga, see on ebareaalne. Siia 100 kilovatti juurde meelitada on just like that. See ei ole otseselt ametlikult minu soovitus, aga ma tean, et seda tehakse. Ma olen seda kogenud ja see on tõepoolest muljet avaldav dünaamika, mis nendes mootorites tegelikult peidus on. Miks tehas seda kohe ei teinud, seda mootorit nii kangeks kui saab teha, sest näiteks BMW-l on samal ajal välja tulnud 3-liitrine mootor sisuliselt samasuguse võimsusega. See oli küll tõesti 4-kordse ülelaadimisega mootor, et seal kapoti all mootorit ei olegi, seal on turbod ja siis seal taga on väike mootor. Aga sellegi poolest, et miks siis siin nii ei tehtud? Eks see ilmselt läheb sinna selle Volkswageni saasteskandaali pärusmaadele või sinna kapsaaeda, sest et see, kuidas see mootor on keskkonna poolt kohitsetud, ilmselt paremat sõna ei olegi, see on ebareaalne lihtsalt. Siin turbo küljes, hetkel on ta puudu, ta on meil vannispesus, istub meil keskkonnamoodul, mis on selline korralik ületäis tehnikat, seal on meil siis katalüüsmuundur, meil on seal siis ebareaalse suurusega tahmafilter, meil on siin AdBlue süsteem peal, meil on mitu kontuuri EGR, meil on madalsurve EGR, meil on kõrgsurve EGR, ehk siis on olemas EGR-i port, mis on loodud siis juba nii nagu ikka, enne turbot võetakse see tulikuum kõrge rõhu all olev gaas, meil on madalsurve EGR, mille alguspunkt on peale tahmafiltrit, mis on jumala geniaalne otsus, et just nimelt peale tahmafiltrit, sest sealt saadakse puhtad gaasid. Aga sellega on teine häda, kuna selles peale tahmafiltrit osas on juba vasturõhk summutil niivõrd väike, siis need gaasid ei taha väga lõbusalt siia sisse lennata ning selle jaoks on teine trikk, neid imetakse läbi turbo siia sisse.
mis ideeliselt on väga tore, aga kui midagi peaks juhtuma tahmafiltriga või selle Egeri jahutiga näiteks, siis on pilpad lihtsalt taga. Et noh, see konstruktsiooni lahendus on selline, kuidas ma ütlen, see ei ole hea, see ei ole halb, see on olukorrast tingitud, nii lihtsalt tuli teha. Ja pigem olgu neid EGR-e siin 2 kui ainult 1, sest et noh, väga suure osa ajast ikkagi töötab see madalsurve EGR, mis on siis peal tahmafiltrit ja sisselaskesüsteemi nõgistumine ei ole enam nii suur probleem. Sest et noh, see on meil siin 130-140 000 ära sõitnud ja sisselaskeseis on veel, noh, ta ei ole mitte rahuldav. See võib-olla on nagu kõige parem hinne, mis ma talle anda saan, aga ma kujutan ette, kui ta oleks kogu aeg töötanud sellel agressiivsel tsüklil, kus siis tuleb enne turbot see tahmane must tulikuum gaas, no siis me vist praegu peaks meisliga neid kanaleid puhtaks lööma. On siin veel selliseid väga-väga palju väga huvitavaid veidraid süsteeme selle mootori peal, näiteks noh, jahutussüsteem, sellest võiks raamatu kirjutada, aga see las praegu olla. Mina pigem nagu imestan ja imetlen seda, tõsi küll, Luksepa töös väga-väga ebamugavat momenti, aga seda äärmist kompaktsust, kuidas on suudetud agregaat konstrueerida. Siin on kõik nii-öelda lahendatud mootori peal, et turbod puhuvad meil sellisesse Y-torusse, mis on siin läbi põimitud kogu see ellu. Need käivad nurgakuulerites ära, tulevad teise Y-toruga tagasi ja põmm lendavad juba sisse laskesse, et tegelikult on kõik väga kompaktselt tehtud. Kogu see värk siia ära mahutada see värk müranormidesse, saastenormidesse, ja nii edasi. Tegelikult on olnud inseneridel meeletult suur töö ja tulemus on tegelikult väga lahe. Et kui nagu natukene siia mootorisse süveneda, siis lihtsalt aju tahab plahvatada, et no mis lahendused ja kuhu see kõik on mahtunud. Noh, meil on 2 mehaanilist turbot, 1 elektriline turbo, siis meil on siin muutuva käiguga nukkvõll, et kas ta avab 2 klappi, 1 klappi, meil on turbode vahelised ümberlülitusklapid, meil on 2 paari EGR, kõrgsurve, madalsurve siis vastavalt ja kõik, absoluutselt kõik on igast otsast kontrolli all. EGR-i süsteemi rõhku jälgitakse, EGR-süsteemi temperatuuri jälgitakse enne jahutit, peale jahutit, sisselaske rõhk, temperatuur, enne jahutust, peale jahutust, igasuguseid klappe, siibreid, rõhumuundureid. Siin on lihtsalt seljakoti täis igasugust kraami selle mootori küljes, et see teeb selle nagu hoolduspoole nagu jah, üsna õudsaks, aga tegelikult kui nagu juhend kätte võtta ja hakata seda asja õigest otsast lahti võtma, siis hetke pärast avastada, et polegi midagi hullu. Näiteks see mürakas tuli siit auto alt ära kusagil 4,5–5 tunniga, nii et noh, ja kui seda nüüd vaadata, siin on meil isegi põhimõtteliselt piduritki tal küljes, et ta tuleb väga-väga suure tükina, täpselt nii nagu ta siin on, ta lihtsalt kukub meil auto alla. Auto kõrvale muidugi tekib täielik paabeli segadus igasugustest asjadest, aga mul hullu, kõik tehakse puhtaks, kõik läheb oma koha peal tagasi ja hetke pärast see pill jälle põriseb ja ma usun väga siiralt, et ka see jõunäitaja saab nüüd sellel masinal korda, sest miks ta siin täpsemalt meil ongi see, et mootori võimsuses on puudujääk ja tahmafilter ummistub või noh, vajab nagu ülisagedast läbipuhastamist. Mis me siin siis nüüd ka täna teeme, on see, et seesama tahmafilter on juba küljest ära, tema läheb meil, täpsemalt ta on meil juba vannis, vaikselt pikutab seal, võtab spa-elamust vastu. Samal ajal, kui filter seal spaad naudib, siis me teeme puhtaks kogu sisselaske torustiku. See on ka sükse üsna põneva kujuga ja auto peal osaliselt kätte saadav, aga väga-väga õudne töö. Aga mida ei saa auto peal kätte, on sisselaske kollektorid ning loomulikult sisselaske kanalid silindri peas puhastada tänu sellele on lihtsalt võimatu. Igasugustesse spreidesse ja imevahtudesse suhtun väga-väga skeptiliselt, kuigi oleks ju 1000 korda olnud lihtsam, aga nii vihane aine, mis selle asfaldi pläga
pasakihi sealt seest lahti sööks, see peab olema väga-väga agressiivne aine ning seda ainet süstida töötavasse mootorisse, see võtab natukene mind ettevaatlikuks. Ning teine küsimus, kui ongi aine olemas, mis selle suudab lahti süüa, selle kogunenud mustuse, siis kuhu see järgmisena jõuab? Ja see jõuab ju järgmisena põlemiskambrisse ning see ei saa mitte mingil juhul olla ju hea uudis. Mis näiteks teeb väga põnevaks selle sisselaske kollektori sellel autol, või sellel mootoril pigem, on tema kuju ja nagu näha, see on tegelikult kompaktkollektor, aga siiski ta on projekteeritud väga-väga õigesti. Kuna üldiselt tänastel mootoritel, juba ka bensiinimootoritel päris paljudel on kollektori gaasidünaamika täiesti ära unustatud ja on mindud põhimõttele, et küll turbo surub. Mida ma mõtlen selle gaasidünaamika all on see, et missugune on siis selle õhukanali pikkus, missugune on see resonantsi laine pikkus, et kuidas nagu kollektori pikkust ja seda toru pikkust nagu ära kasutada, millise suurusega on receiver. Hea tava ütleb, et receiver oleks vähemalt 2 töömahtu ja kanal oleks vähemalt 1 töömahu, et siis ei jää mootor kunagi õhunälga ja oleks kogu gaasivahetusprotsess hästi optimeeritud ning mootori võimsus väga nagu mugavalt kättesaadav, mitte nagu surutud mingisse kindlasse punkti. Ja hämmastav ongi vaadata, et vaatamata sellele, et tegemist on kompaktkollektoriga, on gaasidünaamika peale siiski mõeldud ning see kollektor on tehtud siis nii-öelda suurem, kui otseselt pea külge kinnitamiseks vaja oleks. Et siiski on jäetud siia nagu mingisugune õhureservi osa, mis on väga nagu tervitatav, eriti arvestades seda, et see on niikuinii ülikõrge turborõhu all töötav mootor ja siin kollektori kuju ja see gaasidünaamika ei ole nii kriitiliselt oluline, sest et turbo lihtsalt surub selle õhu sealt läbi. On seal resonants ideaalne või mitte, see lihtsalt surutakse läbi. Et see näitab ka seda, et projekteerimisel on ka nagu selliseid häid tavasid ja nagu õigeid mõtteid olnud ka laual, mitte ainult see, et kuidas see normidesse mahutada. Aga on selle mootori juures veel üks hästi suur aga. Ei, see ei ole minu oma kusjuures, kuigi why not? See suur aga on selles, et see mootor oma keerukuse, võlu ja valu ja võimsuse ja kõige juures hämmastavalt ökonoomne on ta veel kõigel lisaks, maanteekulu jääb alla 7 liitri sellel masinal, nii et milleks mulle 1,6 golfi on ju. Aga kurb osa on selles, et kahjuks ma võin seda mootorit siin kiita tund, 2 või kas või 10, see on tegelikult luigelaul. Selle mootori või selle ajastu ja selle põlvkonna laul on lauldud. See on praeguse seisuga viimane VAG-grupi V8 diiselmootor. Et A8 peal oli veel see nii-öelda vana hea topeltturbo, mis oli meil 283 kilovatti 4.2 mootor. See on edasiarendus, aga suhteliselt sarnane algsele 4.2 TDI mootorile. See on täiesti uus tüüp, see ei ole edasiarendus, see on totaalselt uue tüübi mootor. SQ7-le, SQ8-le see projekteeritud oli, kasutatakse seda veel või pigem kasutati seda ka Porsche Panamera peal. Andis see sealgi väga hämmastavaid numbreid, veel paremat ökonoomsust, veel paremat kiirust, sest kaaluvahe ja aerodünaamika paneb asja paika. Aga kahjuks keskkonnanormid ja mingisugune elektrifikatsiooni hullus on sellele ajastule kriipsu peale tõmmanud, nii et kui sa plaanid seda osta või sul on see, siis hoolitse selle eest, sest et neid rohkem ei ole. Aga meie siit kohalt võtame vähe rõõmsama tooni ja noodi, me jätkame detailide puhastamist, komplekteerimist, paneme selle asja kokku ja kui tuleb õige hetk, lähme kindlasti ka sõidame selle autoga ning vaatame, kuidas siis nüüd öeldagi, kõrgtehnoloogiline põllumajandusagregaat siis ka nihutab seda
suurepärast autot. Seniks kuniks aga mina tänan ja näeme peagi.